Ilusat õhtut! Mina olen Šaajuni ja mul on järjekordselt väga hea meel, et sa otsustasid oma päeva lõpetada, võttes aega natukene endale. Igasugune natuke rahulikum tempo õhtul garanteerib sulle, et sul on tegelikult järgmine päev palju selgem ja parem. Ja kui sul ongi mõnikord tähtis päev tulemas, siis mõtle nii, et iga päev saab algus juba eelmise päeva õhtuks. Kahtlemata enda kehale väike pajutus enne magama minekut annab sulle kindlasti palju parema une. Tänased harjutused tee hästi pehmelt, sa võid olla isegi pidžaamas juba ja see ongi võib-olla väga tervitatav ja tee hästi intuitiivselt. Ei ole vaja ennast ületada, ei ole vaja ennast liiga palju venitada. Et tee täpselt nii, mida su keha täna sulle ütleb. Ma soovitan, kui kellelgi on kodus, meil on selline hea eeterlik õli, määri endale randmetele. Sa võid määrida endale kõrva taha, see on hästi hea aroomi sulle trenni ajaks. Tegelikult on ka niisuguse rahustava toimega, kui sul on vastav õli olemas. Mina ise kasutan neid õlisid igapäevaselt ja alati enne oma praktikat. Pane endal peopesad nae poole ja sulema silmad ja lihtsalt hinge sisse ja tunneta, kuidas su rind kerkib üles ja hinga rahulikult välja. Proovi lasta kõik mõtted, emotsioonid, mis sul terve päeva jooksul täna olid, lase need minna. See päev on möödas, ükskõik mis oli või olnud, seda ei saa enam muuta, aga sa saad ainult teha endale olemise praegu parimaks ja saad homme jälle kõik uued võimalused. 2 hingamist veel. Proovi iga kord märgata, kuidas su ringkere tõuseb ja ringkere langeb. Järgme sisse hingamisega. Ja lihtsalt enda pead vasakule poole. Tule paremale poole. Hoi enda silmad suletuna. Ja hästi aeglaselt, vaikselt liigu peaga, kael on väga kõrgel. Nii et jällegi tunnete, et kuidagi liiga palju poleks. Tule kaarega eest läbi. Proovi vasakule. Proovi jätkata sügavat hingamist, sügavat ja rahulikku hingamist. Iga kord, kui tulevad jällegi ärevamad mõtted, siis tule alati tagasi oma hingamise juurde. See on nagu ankur. See päästab sind kõigest. Tule viimane ring peale paremale. Avada silmad. Pane enda peopesad. Põreldasse ja põlitoongusse. Pane enda nimetisse paralleelselt matiga. Ja välja hingates tule hästi kumeraks, piindelised pilkna pajuvad. Ja sisse hingates siruta ennast lükka rindõlgade vahelt välja. Ja välja hingates jällegi hästi kumeraks. Ja sisse hingates nagu saaks. Võid mõtelda, et sa lükkad kogu aeg põlgasid eemale endalt kõrvade keha juures, lükkad nii alla kui saab. Tuleb viimane kord kumeraks. Järgmise hingamisega tule neutraalseks ja hinga välja. Enda pilk täitsa selja taha vasakule poole ja vaheta. Nii palju kui saad. Lase liigutustel olla hästi voolav, pehme. Viimane kord. Pane enda vargad korraks põrandasse. Enda pilk sõrmedele ja tolda parem jalg ette vahel. Ja pane põlg vasakule põlg põrandasse. Vaju natuke ette poole. Välja hingates lükka ennast ja püramiidi painutusse nii palju, kui saad. Ja tule uuesti ette. Jällegi lükka ennast. Mõtle nii, et lükkad puusad selja taha, reiad selja taha ja hingad välja. Proovi lasta enda pea ja kael lõtvaks, kui saad. Ja see, et tagumisele kanda ei saa maha, see on kõik täiesti okei. Mured selle eest. Tule viimane kord. Kõnni vaikselt otseks. Võta põlved pehmeks ja rolli ennast ülesse. Tule natuke jalad kokku poole ja käed puusa. Tee sinna suur puusaring. Ja
tunnetage minul puus, jalad praksuvad. Võib-olla sul ka. Ja sa võid jällegi panna silmad kinni. Tunneta igat ringipunkti. Tule veel viimane. Ja vii vaikselt enda puus vasakule poole ja tule suure kargi eest läbi külle, selja tagant ja uuesti jällegi eest. Jällegi, ükskõik mis mõte sul vahepeal jällegi pähe on tulnud. Proovi kõik lahti lasta ja mõtle nii, et see aeg, mis sa praegu võtad endale siin, tänu sellele sa oled palju parem kaaslane, vanem, kolleeg, sõber. Ja viimane kord. Pane endal käed uuesti põrandale. Astu endal korraks lihtsalt vaheta, paned vasak jalg ette, jällegi. Sisse hingates. Lükka endal nii palju, kui saad vasakut jalga sirgeks ja välja hingates vaju ette. Kus tahad, et tõeb jalg põrandale, kes tahab vabalt, jäta endal hoopiski paremale põllu põrandast lahti. See on selline kerge liikumine, mis siis, kui sul on väikene rühmukene seljas. See ongi okei. See ei olegi nii oluline. Alati kõik harjutused oleksid perfektsed, ideaalsed, kui olulisem on see, kuidas sa tunned ennast. Viimane kord, tõesti jalad lihtsalt ette kokku, silmad korra kinni ja rulli ennast siis teo aeglaselt ülesse. Mati keskele, endal peobi sealt kokku ja lihtsalt tuleb vasakule poole, hinga välja ja paremale. Tule 4 korda veel. Tule 2 viimast. Tule endal käed puusud juurde. Tule istu alla. Täitsa põlvedele ja nüüd sisse hingates pane endal käed kuklasse ja mõtle nüüd sul käed tiivad, mis juhatavad sind nii kaugele, kui saad. Sa hingad sisse ja sa tõstad rinna ja hinga välja, lööd väest. Natukene aktiveeri sest tuharat, puusa. Aga oluline on see, et su rindkere liiguks. Me avame tegelikult endal rindkere ja kes on poeetilisem, siis südame. Nii et vaata, mis täna toimib sinu jaoks, kuhu sa tahad tähelepanu viia. Kui sa tahad mõtelda füüsiliselt, et me viime vabalt kokku, sirutame rindkere või tahad sa natukene romantilisemalt mõtelda, et sa avad oma südame. Ükskõik mis harjutust me ei tee, siis viigi oma tähelepanu alati täpselt sellele, kohale, mis kõige enam tööd teeb. Kohe on harjutus ka teistsugune. Tule viimast korda. Hinga sisse. Ja hinga välja. Tule istu. Siruta endaks parem jalg. Vasak jalg. Pane endal vasak jalg see paremale vilja juurde. Ja lihtsalt tõmba endal varbed enda poole. Selline väikene jalaring. Jällegi hinga. Tõmbage varbed enda poole ja siruta varbad. Saad ennast veel enne magaminekut natukene baleriinina tunda. Viimane kord. Ja nüüd sisse hingates siruta endal käed üles. Sa võid mõtelda, et keegi tõmbab siin siit juustest veel rohkem lähepoole. Õlad tahavad ka alati kaast tulla, aga õlad laseme alla. Keira ennast lihtsalt parem õla poole ja painuta ette nii palju, kui sa saad. Siin sa võid täiesti okei panna endal käed. Kui sul on midagi näiteks, võid panna mõne padja endal jala peale, paned lihtsalt käed sinna peale, puhkad. Hinga välja. Kaks hingamist veel. Ja hinga välja.
Viimane. Tule ülesse. Pane veel kord jalatallad kokku. Pane käed jalataldade alla, tuua endal kannad natuke lühemale. Ja lihtsalt sirutada rõõtke. Tõta pead paremale poole. Tule vasakule poole. Kaks ringi veel. Viimane. Vabasta endal käed. Siruta endal vasak jalg. Parem jalad alt reie sisse. Ja tule jällegi. Natukene varvastega. Teete jalaringid. Tõmba endal varvad enda poole. Ja siruta varvad. Tule viimane ring. Sisse hingamise siruta käed jällegi. Välja hingamisele saime kõik koorma õlgade pealt maha. Ja sisse hingamisel. Hingamise. Tule vaikselt allapoole. Jällegi nii palju kui saad. Võib-olla sa tahad täitsa siin. Pane silmad kinni. Natuke nihelega. Võib-olla saad tulla palju rohkem allapoole. Nii kui see kuskil pitsitab, on liiga valus, siis see tähendab tegelikult seda, et sa pead tulema ülespoole tagasi. Valu ei käi meie tunni juurde. Kuula kindlasti oma keha. Jällegi võid sulgeda silmad. Sisse hingates sügav hingamine. Hingates, kui tahad, suu kaudu jällegi välja. Viimane hingamine. Ja hinga välja. Vaikselt ülesse. Paned põlved kokku. Põlvedele. Tähendab puuside laiune põlvedele. Kõnni kätega natuke ette poole. Pane pea põrandisse matisesse ja vaju nii palju, kui saad lihtsalt allapoole liikedega. Ja natukene kõhtu tugevda. Kui tahad, pane käed palva asendisse. Too enda käed nii palju, kui saad kukla poole. Jällegi välja lõdvesta. Võtta nii, et sa tunned, oled siin asendis hästi lõdvestunud. See on selline yin-tüüpi venitus, ehk see, et sa kuskile ei pressi või ei suru. Et sa oledki siin hästi vaba. Ära hoia oma jala vabast pinges, on lihtsalt vabaks. Õlgadest pinge ära. Lase oma nägu vabaks. Lase oma lõug vabaks. Ole veel 2 hingamist. Ja jätame viimane. Pane endal käed põrandisse ja tule istu lihtsalt lapse asendisse. Lõdvesta hinga sügavalt välja. Proove ette kujutada, et sa justkui sulad matiga ühte, nii lõdvestunuks saad. Järgmine sisse hingamisega. Rolli ennast ülesse. Tava enda jalad ette. Ja tule rolli ennast seilildi. Täida põlved kaasa kassu. Pane käed ümber põlvede ja kiibuta ennast. Pane enda jalad alla põrandale. Pane endal peopesad lae poole. Suru õlad põrandasse.
või tuua endal kannad natuke tuharale lähemale ja siis hingates suru endal puus üles ja suru tuhar pingule. Nii palju kui sa tahad, nii häälesi. Seda näesin õiget või valet, nii et oma keha on ainukene, mis ütleb sulle, kui sa tahad, lükkab ülespoole ennast, kes tahab natukene alaselga toetada, võib-olla alaselga valus, pane kindlasti endal käed, selgroo alla, mügarikute peale. Või silmad kinni, arvame veel 2 hingamist. See oli viimane. Ja hinga välja. Nüüd võta endal parem võim kaisu, siruta endal vasak jalg, endal vasak käsi. Too endal lihtsalt parem võim üle vasaku jala. Siruta endal mõlemad käed välja ja vii pilk parema käe poole. Ja nüüd proovi lasta endale õlad vedvaks ja pane silmad kinni. Tunneta, kuidas rahu on su kehasse tulnud. Kuidas sa oled kiirelt päevalt maha tulnud. On uhke enda üle, et sa leidsid need vähesed minutid. Aga need annavad sulle lihtsalt väga hea enesetunde. Ta veel 2 hingamist rahulikult. Järgmise hingamisega toodad paremalt tagasi keskele. Ta korraks üle paremad jalad kaisu. Kene jällegi kiibuta ennast. Sul võib olla terve selle praktika käigus või hoida silmi kinni. Siruta endal parem jalg. Ta vasak jalg pehmena rinna juurde. Pane parem käsi peale ja too vasak jalg paremale poole. Siruta endal mõlemad käed. Ja nüüd, kui sa tunned, et su põlv näiteks on väga kõrge lõhus, sa võid siia panna padja alla, raamatu alla. Vaata täpselt, kus sinu painduvus täna on. Selle järgi tegutse. Proovi lasta endale õlad nii vabaks kui saad. Ja kui sa olid vahepeal natukene kaugel läinud oma hingamisest, siis nüüd on väga õige aeg tagasi hingamise juurde tulla. Observeeri jälle korraks oma hingamist. On see rahulik? On see sügav? Mis sa tunned? Mul on 2 hingamist. Ja tuleb viimane. Tagasi endal jalad keskele. Võta põlved rinna juurde. Nüüd võta endal jala väliskülgedest kinni ja tõmba põlvi natukene kaenlaaukude keha poole. Sa võid vabalt siin kiikuda, see masseerib su alaselga. Selle poosi nimi on õnneliku beebi poos. Seega lase oma emotsioonid natukene vabamaks. Järgmisel välja hingamise. Too endal jalad kokku, endal jalad alla kokku. Too endal randmed üle pea. Hinga sisse, hinga välja, lase endal õlad jälle hästi vabaks. Kui sa tahad, võib-olla sa tegid üldse kõik juba magamistoas.
minegi voodisse. siis panna endale käed kõhu peale. mulle meeldib lihtsalt tunnetada, kuidas mu kõht kerkib ja kuidas mu kõht langeb iga hingamisega. iga kord, kui sul hakkavad ärevad mõtted tulema, siis tuled jälle hingamise juurde. ja üldse õhtul, enne kui oma mõtetele puhkust, tee vahepeal kontroll, millele sa mõtled. kas need mõtted on midagi, mida sa mõtled iga päev, täpselt samamoodi, et selline vana plaatkool kerib. siis lihtsalt observeeri ennast natukene, ole oma mõtete vaatleja ja tea, et sa võid alati selle plaadiga kõrvale panna. nüüd, kui sa soovid, siis jäägi pikemalt siia hingama ja lamama. sa ka soovid. tule vaikselt ülesse. silmad kinni ja hinga sügavalt sisse. peopesad kokku pea kohale. too enda käed täitsa siia näo juurde. hästi tugevasti hõõru peopesasid üksteise poole. üksteise vastu. ja nüüd, kui nad on piisavalt kuumad, siis pane endale käed silmade peale, tunneta peopesade soojust. endale mugaval hetkel natukene masseeri oma nägu, oma oimukohti, oma otsmikku. oma põsk, oma nina, oma lõuga, mis meil on hästi sageli krambis. ja see oma näolihased keeb täitsa vabaks. ja nüüd sisse hingates. too peopesad kokku. välja hingates. too käed südame juurde. ja ütle endale just lõpmata suur ette. ja tee endale üks pai. sama päeva nii ilusasti enda jaoks lõpetasid. ja soovin sulle ilusat õhtut ja võib-olla me kohtume juba hommikul, hommikusirutuse ajal.